No nii, tere tulemast, tere kuulama järjekordset saadet sarjast investeerimisideede universum, mis valmib koostöös KPMG Estoniaga. Ja selle saate mõte on siis rääkida sellest, kuhu on mõistlik paigutada raha ja kuhu ei ole mõistlik paigutada raha. Ja räägime trendidest, räägime suurest pildist ja tegemist on siis sellise hübriidiga investeerimisalasest nõuandest, mida tegelikult ei tohi teha, aga me anname vihjeid või räägime. Siis me teeme natuke nalja, ma loodan, ja jagame hästi subjektiivseid arvamusi. Ja stuudios on seekord nagu ikka kaassaatejuht Hanno Lindpere KPMG-st. Tere päevast. Mina olen kaassaatejuht Hando Sinisalu ja meil on kaks külalist täna. Meil on stuudios Are Altraja, kes on Sportlandi juht ja asutaja. Tere, Are. Tere. Ja Karel Multer, kes on spordi ja turunduse teemade ekspert ja ka ise sportlane või kuidas sa ennast veel iseloomustad, sul on palju ameteid? No täna ma julgen juba öelda, et olen ikka täitsa reklaami ja turundusettevõtja, aga spordientusiast olen olnud, et omal ajal lootsin ise sportlaseks saada, siis polnud interneti saanud hästi aru, kui head need mängijad ikka välismaal on ja jõudumööda teen siiamaani. Nii, aga alustame siis kohe suurest pildist, et kui suur ärisport on? No jah, kui ma nagu ette valmistasin, siis ausalt öeldes olin nagu üllatunud. Et erinevat statistikat, aga lõpuks, eks ole, et osade uuringud näitavad, et kui sa kõik spordiga seonduvad majandusharud ja töökohad kokku loed, siis ta maailma suuruselt 9 tööstusharu. Ja kogu see maht on siis 3 triljonit, et kui me ütleme, et selline global GDP on seal 110-120, eks ole, triljonit, siis ta moodustab eks ole, et võib-olla selline 2% või 2-3% vahel. Öeldakse, et näiteks Euroopa Liidus, et 15 miljonit inimest on seal tööl. Ma ise hommikul veel enne saadet üritasin vaadata, et kas ma saan midagi nagu osta, et plõksisin sisse, vaatasin Manchester United, eks ole, ja siis selgusid ikka väga huvitavad asjad, et market capitalization oli 2 miljardit, siis hakkasin uurima, millised on maailma kõige kallimad klubid, eks ole, siis öeldi, et tegelikult turuhind Manchester Unitedil oli nagu 6 miljardit, et millega Radcliffe ostis, eks ole, turukapitalisatsioon on 2 miljardit, nii et ta paneb lausa nagu kukalt kratsima ja inimesed, et kui vaadata, palju inimesed kuus kulutavad, siis mingi statistika, mis ma leidsin, et inimesed kulutavad spordi või spordiga seotud asjade peale kuus umbes $70-80, mis on päris palju, meil ümardades kusagile 100 eurot, et vaatan ise ka, eks ole, et ma nüüd peangi minema peale saadet, kohe lähen personaaltreeneri juurde ja kõik elavad nii tervislikult, et tegelikult on üllatavalt suur nagu tööstusharu ja populaarne. Aga mis sinna alla kõik kuulub, et kas Areäri, kes müüb spordiga seotud vahendeid, riideid, moodi, kõike seda on ka osa sellest spordiärist? Ja see pannakse sinna alla jah, et tegelikult et sa tõstad, ega kui sa sporti teed, et ega sa millegagi paljajalu jooksmine on ikka vahepeal oli väga moes. Vanas Kreekas olümpiamängudel ei olnud. Ma korra proovisin ka rannas joosta, jooksin, eks ole, tegin ka paljajalu, eks ole, tegin 5 kilt edasi-tagasi, ma olen nõuselt macho mees, eks ole, panin palja ülakeaga ringi ja pärast olid sellised kuradi verivillid olid mul nädal aega või 2 nädalat. Astusid nende kalade otsa, nende luiste kalade otsa. Öeldakse, et peab mingit kummi alla tõmbama, aga see on juba päris profide asi, eks ole, paned mingi keeli alla. Aga sport, siin on nagu tegelikult ju ka nagu sellised haakuvad tööstusharud, ühtepidi mood, eks ole, et kui mõelda nüüd, et kas Nike ja Adidas, et kus on see moe ja spordipiir, teisipidi meelelahutus, eks ole, sport ja meelelahutus, sport ja kultuur, et siin on neid selliseid nii-öelda kattuvaid alasid päris palju. Jah, et siin on neid uuringuid on oma jagu, aga öeldakse, et kui näiteks jalgpalli vaadata, mis on võib-olla kõige lihtsam meil Euroopas aru saada, siis esimesed top 10 klubi, mis meil seal on Real Madridist või midagi, öeldaksegi, et nemad teenivad oma peamise sissetuleku, ütleme, et sellistest kommertskanalitest, igasuguse nänni ja sellise müügist, eks ole, ja ülejäänud on siis sealt 10. edasi, eks ole, järgmine 10, eks ole, kus on siis, ma peangi vaatama, et ütleme sellised vähem, ütleme, et populaarsemad klubid, eks ole, et kui ma siin nagu avan, et nemad teenivad jällegi, ütleme, nende mänguõigustest. Nii et on selles mõttes samal ajal, eks ole, see sisu ehk, et
teleülekannete õigused ja need, et see hakkab teisipidi jällegi kuhugile meedia ja reklaami nii-öelda majandusharusse, eks ole, et see on jällegi selline hall ala, et kuhu täpselt see paigutada. No, jah. Aga Eestis, et ilmselt Nike ja Manchester United ja kõik need on, eks ole, tuntud hiigelärid, aga kui suur Eestis, et kas see proportsioon, et oli 9, sa ütlesid maailmas ja kas Eestis võiks ka sport olla 9 majandusharu suuruselt? Are, mis sa arvad? Ja tere päevast kõigile kõigepealt, et ei ole niimoodi kokku löönud, et kui suur on spordi kaubanduse äri, spordi ettevõtluse äri, spordiklubide koondkäive ja ausalt öeldes isegi spordikaubanduse teemat me oleme ka nagu hästi käsitlenud Baltimaade üleselt, sellepärast et see on olnud suhteliselt väike ja suhteliselt kiires kasvus. See number, millega me täna opereerime spordikaubanduse turumahuna, see on umbes 600 miljonit eurot Baltimaades. Näiteks Soome turumaht on 1,2 miljardit. Aga sul on selles mõttes täiesti õigus, et selle piiri tõmbamine spordi ja moekaubanduse vahel on üha keerulisem, et tuntud kõrgmoebrändid on ühe jalaga astunud tossumaailma ja samas Nike väga tugevalt selles moemaailmas. Aga näiteks selle 600 miljardi või 600 miljoni numbriga opereerides suur gigant Zalando nüüd koos Aasosega, kes siin on meie Baltimaade turul ka kõvasti lammutab ja kõvasti müüb siia. Kindlasti ka nende valikust on väga palju sporti, et kui me nüüd sellele 600 miljonile paneksime juurde võib-olla 10-20%, siis on see mahti ja Soomega võrreldes on hea selline kontrollnumber, et kui meil GDP per capita on ka umbes 2 korda on seal veel vahet, siis oleme siin Baltimaades päris tublid ja Eesti on olnud selle spordikaubanduse esirinnas viimased 20 aastat, aga nüüd viimase COVID-i järgsete paari aastaga, eriti viimase 2 aastaga on Läti ja Leedu teinud siit nagu kõvasti hüppe edasi. Leedu, kelle rahvaarv on 2,15 korda suurem, selle spordikaubanduse maht ei just otseselt siis spordivarustused, tossud, dressid, aksessuaarid või rõõvad, jalatsid ja aksessuaarid, selle turumaht ei ole veel 2,15 korda suurem spordis, aga nüüd on ta küll suurem kui Eestis, et siiamaani on olnud Eesti kõige suuremaid sporditurge. Ilmselt sellel on Skandinaavia mõjud, ilmselt sellel on siis spordiürituste, spordiklubide mõjud, sest võib-olla siis Soome mõjudel on Eesti spordiklubide turg, ka jalgpalli, korvpalliklubide turg ja maastik olnud kõige arenenum. Võib-olla siin on ka see natukene jutumärkides süü ka meil, et eestlastena, Eesti ettevõtjatena, olles siin omal ajal 2007-2008 käivitanud tänaseks Baltimaade kõige suurema fitnessklubide keti MyFitness Eestist lähtuvalt. Ma arvan, et Eestist lähtuvalt me oleme mitmelgi spordialal jalgpalliga eesrinnas kõige arenenum turg, mis puudutab just sellist läbipaistvust, investeeringute sõbralikkust ja inspiratsiooni sellesse valdkonda inspireerida või investeerida. Oleme olnud ka suhteliselt eesrinnas kõik need 20 aastat. Et nüüd viimase 2-3 aastaga on märgata, et eelkõige Lätis on tehtud väga jõulisi investeeringuid jalgpalli. No ja Leedus loomulikult Kaunase Žalgiris ja suured Vilniuse klubid on seal kogu aeg olnud väga tugevad,
aga protsendi mõttes ja seda siin ju KPMG podcastis ikkagi ka taga aetakse eelkõige kasve ja protsente, Hanno on selle guru siin. Protsendi mõttes ei saa öelda, et kas või seesama Kaunase Žalgiris oleks arenenud edasi nagu 10% oma eelarvetes või pealtvaataja numbrites või nii edasi, et see püsib seal juba 10 aastat peaaegu samas kohas. Saalimahu lihtsalt rohkem. Saalimahu, aga tervikuna see valdkond, et arvestades ka selliseid elustiili trende, et siis ikkagi inimesed järjest rohkem pööravad tähelepanu oma tervisele ja ma lugesin ühte sellist huvitavat analüüsi veel, et see mõjutaja, miks järjest rohkem see valdkond kasvab, on see, et tervishoiukulud kasvavad. Et eriti USAs, eks ole, aga ilmselt ka meid ootab ees see tulevik, et ei saa, ma arvan, et juba meie nii-öelda pensionipõlves ei saa loota siis sellele haigekassa rahastatud meditsiinile ainult, et see lihtsalt raha saab otsa, eks ole, ja järelikult inimesed peavad ise panustama enda tervisesse rohkem ja üks viis nii-öelda seda teha on lihtsalt tervislikumalt elada, ehk et see peab olema selgelt kasvav valdkond. Ei no siin ja statistika on ju väga karm ja ma kohe teen sissejuhatuse. Nüüd aprillis tuli välja just see IMF-i uus globaalne majanduse söövi ja seal oli teine osa oli elanikkonna vananemise kohta ka ja baasjal järeldust oli, et tänased 70-sed on sama heade kognitiivsete võimetega kui 20 aastat tagasi 50-sed. See tähendab, et kui su tegelikult tervis on nagu päris hea ja see soovitus oli päris nagu karm, et tegelikult peaks kohe tõstma pensioni iga 6 aasta võrra kõigile. Et kui sa reaalselt ikkagi tahad 70-sena tööd teha, need on 2 asja nagu seotud ja ütles, et kui me 10 aastat edasi lükkame seda, siis me peaksime pensioniga tõstma nagu 8 aasta võrra. Nii et reaalsuses see, et me saame 65-selt pensionile, ma ei tea, mul on jäänud 10 aastat minna, aga reaalselt sa võib-olla pead 70 kuni 80-sena nagu töötama veel, eks ole, ja kui sa mõtled nagu, et kuidas sa nagu elada tahad, et mida sa ikka passid seal, eks ole, et istud kodus, vaatad TikToki videosid või ma ei tea. Karl ei ole sõna saanud, et... Ei ole häda midagi, siin on põnev kuulata. Aga olles ise ka väga numbrite uuringute usku, mis kindlasti on ka selle saatele sobilik, siis kui me vaatame nüüd, Ando, mis sa välja käisid, et inimeste soovi kauem tervena elada, eks ole, on ju 2 dimensiooni, üks on elatud aastad ja teine elatud aastad, me võime arvata, et inimesed teevad rohkem sporti seetõttu, et nad soovivad tervena kauem elada. Teine dimensioon, mis ma kardan, et võib-olla isegi on nagu tugevam, mis inimesi sportima paneb, on tegelikult hedonism. Ehk et tegelikult soov hea välja näha. Ma just lugesin hiljuti ühte uuringut, kus siis kõrvutati kampaaniad, mis on tehtud lihtsalt pragmaatilisel, aga sügaval põhjusega teemal, et jooge vähemeks. Ja kui räägitakse nagu jooge vähem kampaaniatest tervisemõju läbi on üks dimensioon, aga oleks väga vahva case study, kus oli välja töödud just, et kui sa jood pudel veini, mitu kalorit sa tarbid ja mis see sinu kehakaalule tähendab, mis oli inimesi oluliselt rohkem kõnetav kui nagu alkoholi tervise aspektid, ehk et seetõttu ma arvan, see ühiskonnas soov hea välja näha, kena olla, saledus, need trendid on paraku mõjuvamad kui meie mõttekäigud, kuidas me pensionieas terved oleme. Ja küünik minus muidugi ütleks, eks ole, et kohe tekib sõna steroidid ja kõik need muud asjad, eks ole, viskame alkoholi välja ja toome kuradi performance enhancing drugs, eks ole. Ozempik ja kõik need mis Ozempik, eks ole, ikka kuradi korralik jõusalimees paneb ikka selliseks korraliku kokteili. Ma siin kohe kasutaks seda juhust ära, et Hanno siin KPMG inimesena ja numbri inimesena, et tegelikult esimene juba kiire järeldus selle podcasti vajalikkusest ja inspiratsioonist võikski olla see, et tegelikult selle Eesti või ka Baltimaade spordituru samade definitsioonide alusel, nagu see on globaalselt öelda, selle võikski kokku lüüa ja jälgida ka seda, milline on olnud selle turu kasv, ehk siis nagu seotud investeeringud ja käibed, sest ma arvan, et üks selle saate eesmärk on ju inspireerida inimesi investeerima huvitavatesse valdkondadesse ja ma arvan, et sport ja ma ütleks, et veel laiemalt wellness ühes teises ägedas raadiosaates, majandussaates Boom, kus ma täpselt aasta aega tagasi selle tegijatega käisin, seal toodi välja, et globaalne wellness turg on, minu arust oli see 5,7 triljonit ja on nagu ülisuur samuti ja kasvab ka väga, väga jõudsalt.
ehk siis tegelikult need asjad on koos, et kui me alguses rääkisime, et sport ja fashion, et kus see on seotud, et tegelikult see sport ja wellness sektor, kus on kõiksugused toidulisandid, vitamiinid ja sinna hulka kuuluvad siis ka tegelikult kõik sellised wellness klubid ja spaad ja nii edasi. Et kindlasti on see nagu kasvav sektor ja kui meil oleks teada siin kas või väikses Eestiski, et kui suur see sektor on ja et kui mitu teist% aastas see kasvab, kindlasti see tooks siia juurde investeerimishuvilisi ja noh, ma mitte, et nüüd siin karta konkurentsi kaugel sellest, aga ma julgen öelda, et see nii-öelda kaubandus ehk vahendustegevus, et müüa siin dresse, tosse ja asju ei ole kindlasti kõige kiiremini kasvav sektor selles spordis, vaid eelkõige on need teenused ja tegevused ehk igasugused tõesti spordiklubid, ka pallimängude klubid, kui neid kvaliteetselt ja hästi teha. Kindlasti igasugused joogasaalid, võimlemissaalid, sest kuhu me oleme ühiskonnana nagu ju jõudnud, et kui 50 aastat tagasi meie peamiseks tööinstrumendiks oli keha ja oli seda vaja relaxida, on ju, siis täna nii-öelda ehk puhkus seisnes selles, et sa lihtsalt olid kuskil lamasid ja puhkasid keha, siis täna peamiseks tööinstrumendiks ja eelkõige meie Eestis siin on ju pea ja aju ja nagu me ei ole veel harjunud isegi mõttelaadiga, et see aju vajab ju nagu eriti puhkust ja sealt kõik need vaimse tervise probleemid ja nii edasi. Et üks kvaliteetsemaid sellised aju tervise puhkusi on tegelikult ju sport ja mingisuguste kas või monotoonsete sportlike tegevuste tegemine ja see annab nagu ajule vägagi puhkust ja seetõttu kõik need tegevused, mis aitavad ajul puhata, on seotud liikumisega, spordiga, tervisega ja ma arvan, et see on väga tulus sektor. No muidugi, kui vaadata, ma vahepeal sõitsin ka päris palju ratast ja ütleme, et seal tavaliselt, kui sa tahad ikka koormust saada, sa pead seal 2-3 tundi sõitma, eks ole, midagi sellist ja see on minu jaoks on ta puhas meditatsioon. Mingist hetkest alates, eks ole, kellele sobib siis meditatsioon, läheb kusagile seal psühholoogi juurde, kes sõidab nagu ratast, eks ole, saab ja et rattasõidu juures on ju hea see, et keegi ei saa sind kätte reeglina, eks ole, sa ei saa ühtegi kõnet vastu võtta, eks ole, võib-olla mõni käib seal moblaga ringi, aga reeglina sa teed üksi, keegi ei saa sind kätte, kes tahab metsas käia midagi taolist, aga jah, kui need numbreid veel vaadata, siis tõesti, et kui me nüüd ütleme sama protsendi, 2-3%, nagu ta globaalselt on, siis Eestis võiks see turumaht olla jah, tegelikult nagu miljard, eks ole, kui me ütleme, meie SKT on seal 40, võtame sealt sarnase 2-3%, et siis ja jällegi, et Pilatese minu teada oli siin mingi artikkel, et Pilatese saalides on saba ja eks ole, et ei pääse ligi, eks ole. Või padeligu spordiala, mis on nii-öelda nüüd ka lõpuks jõudnud siia Baltimaadesse ja Eestisse, buumib täiega või paralleelselt sellega kasvav discgolfi maania nii-öelda, meil on 60 000 discgolfi harrastajat ja selles alal me oleme suisa nagu maailma parimad nii faktiliselt sport, individuaal kui ka meeskonnasportlastena, parimad spordiürituste organiseerijad sellel alal ja see näitab seda, et neid valdkondi on küll ja küll, kuhu investeerida. Ja ma tooks välja kohe alguses sellise huvitava veel mõtte, et sport on kindlasti valdkond, kuhu ei pea investeerima ainult raha ja sa ei saa ka tulemusena ainult raha, et see on kindlasti valdkond, kuhu saab investeerida aega, energiat ja emotsiooni ja tulemina reeglina saad sa samamoodi nagu emotsiooni, saad endale hea tervise ja sellega seoses kursisoleku ja nagu võidad elus juurde ilmselt aega nagu aastate näol, kui sa oled investeerinud sporti. Et ma korra ütlen vahele, et see investeerimine ei ole peamine eesmärk, aga investeerimise üks põhireegleid on ikkagi see, et sa peaksid investeerima millessegi või mida sa tunned, mida sa tead, mille suhtes sul on kogemus, et võõrasse asja jällegi, et panna kusagile Nigeeriasse või ma ei tea, kuhu kohta mingit raha saata, see ole võib-olla kõige parem mõte, eks ole, nii edasi, nii et jällegi, kui sa teed sporti, siis tekib võib-olla kas osta Nike aktsiaid või ta pigem on loogiline on liikuda niipidi, et sa teed midagi ja siis vaatad, eks ole, et kas ma nüüd tunnen seda piisavalt, et ma julgeks ka oma raha panustada, aga jah, et Arel oli siin väga hea point, eks ole, et mulle tuli meelde see Back to the Future film, eks ole, kus sa läks sinna 19. sajandisse ja siis ta ütles, et olid tossud jalas, ütled, ma lähen jooksma, kõik naersid suure äärega, kes see jookseb meil, eks ole, sa teed farmitööd, eks ole, et päev otsa rügad põllu peal ja nüüd keegi läheb jooksma. Back to the Future'is olid ju need ise kinni ennast siduvad tossud, mis
mis ka hiljem said tehtud ja mis väga kalli hinnaga tulid müüki. Ka mina osalesin selles loteriis ja saanud ostuõigust, aga noh, osad tõesti ütlevad, et sport on uus kuld. Ja noh, tean, et ei tohi nagu ümbritsevat vaadata enda järgi, aga just siia tulles mõtlesin, et hüva, et kui palju mina keskealine keskklassi Eestis kuuluv mees siis nagu sporti investeerin. Saad investeerida, eks ole, aega, raha ja tähelepanu ja kui hakkad kokku lugema, eks ole, noh, poisil sellel nädalavahetusel Balti liiga, ostsin uued Campagnolo käigud, viisin Are ühte poodi kahed tossud, olen käinud mitut spordiüritust vaatamas, Physio, MyFitness, no minul läheb see kindlasti 4-kohalise numbrini kuus niimoodi, et ma pole selle peale mõelnudki ehk et ja minusuguseid on ju tõesti palju. Võtame tähelepanu, eks ole. Eile käisin hokit vaatamas, hoki MM hetkel käimas, 2 päeva tagasi käisin hokit vaatamas, reedel tuleb korvpall, eks ole, et noh, see tähelepanu kui selline, see on ka meeletu, aga ütlen ausalt, et noh, tuju on ka hea, et sa tööl ka käid üldse või sul jääb eile investeerisid enda aega, ütleme, kui räägime siin KPMG nagu podcastis sellises investori keeles, et sa eile investeerisid enda aega paar tundi sellesse hokisse ja mis sa tulemuseks said? Tulemuseks said selles, et sul on täna tuju hea ja võib-olla rohkem kui paar tundi, et tegelikult see ongi see, mida ma silmas pean, et see nagu kaasajal ei ole ainult, et investeerid raha ja saad järgmine päev raha, et tegelikult see meeleolu tuju, mille pealt sa teed nagu optimistlikumaid ja positiivseid otsuseid on head. Ma tahan siia kohe veel öelda siukse asja, et mina vaatan Karli siin laua taga paraku kui õnneks sellist inimest, kes on üle 10 aasta tagasi, võiks öelda 20 aastat tagasi, ilmselt investeerinud Eesti sporti märkimisväärseid summasid omal ajal, kui ta töötas SEB-s ja vahendas nii-öelda neid investeeringuid, ma ütleks nagu sellises keeles vahendas neid investeeringuid Eesti sporti, on see SEB Tartu maraton või SEB Tallinna maratonid ja jooksuüritused, et need on ehedad näited nendest investeeringutest otsesest rahalises mõttes, mis täna toodavad Eesti ühiskonnale tervist, emotsiooni ja ka tänastele toetajatele nagu tulu, et suur tänu, Karl, selle töö eest, mis sa seal tegid ja mina vaatan sind alati sellisena, et see on üks selliseid inimesi, kes suure kontserni turundusrahasid suunas sellisesse valdkonda, kus ja hästi suunas ise seda valdkonda tundes, millest on nagu väga palju tulu nagu Baltimaades. Siit võtakski üle, et noh, küsimus siis Arele või kui keegi oskab ka kommenteerida, et noh, et kuidas üldse nende Eestis nende klubidega nagu on, et noh, sa vist toetad ka ühte või ma ei tea, kas sa oled päris omanik seal selles Elva jalgpalliklubis ja noh, Veiko ei saanud seekord tulla, noh, tema seda Paidet vedanud, eks ole, aga noh, minul oleks huvitav jällegi teada, et mis see jalgpalliklubi nagu rannimine reaalselt tähendab. Ma isegi tegin nagu, võtsin täpsemalt numbreid välja ja kodutööd, et kuna me oleme Hannoga ühest linnast, ühest koolist, Elva keskkooli vilistlased mõlemad, siis tõepoolest 25 aastat tagasi sai asutatud meie kodulinna jalgpalliklubi FC Elva ja sealt on, ma ütleks, et minu jaoks kõige suurem väärtus selles ja investeeringute tootlus selles on see, et sealt on läbi käinud 11 000 inimest 25 aasta jooksul ja naiivne visioon sellisel moel, et teeks jalgpalliklubi, siis ei lähe noored linnast ära, kasvatame üles sellise põlvkonna, kes on palju reisinud nii Eesti sees kui Eesti väljas seoses jalgpalliturniiridega ja vaata, mis edasi saab. Nüüd on põlvkond täpselt möödas ja mul on hea meel öelda, et Elva linna elanike arv ei ole vähenenud. Meil ei peksta puru aknaklaasi ja ei lükata ümber prügikaste, on üles kasvanud väga viisakas põlvkond, kes hindavad meie väikeses linnas just nimelt seda hubasust, ilusat loodust. Ma arvan, et Eesti kõige sportlikumat keskkonda ja kõige sportlikumaks linnaks olemist ja need kutid ja naisterahvad, kes on ka naiste jalgpalli mänginud, tüdrukute jalgpalli mänginud, on reisinud päris palju, oskavad seda linna nagu hinnata. Aga Eesti Jalgpalliliidu juhatuse liikmena juba 15 aastat ja Eesti jalgpalli suurtoetajana aastast 1999 need investeeringud Eesti jalgpalli on olnud selline suurusjärgus 500 000 eurot aastast pluss aastaid ja tõesti on mul päris hea Need on sinu investeeringud need on meie ettevõtete grupi investeeringud, Sportland, Nike ja FIFA
Pool milli siis, jah. ja 500 000 aastas, see on siis Eesti Jalgpalliliitu, Eesti jalgpalli infrastruktuuri toetamisse, aga ka 10 jalgpalliklubidesse, kus me oleme olnud suurtoetajad juba aastakümneid. Ja kui jällegi selline teema, et kui spordilinnast Elvast tuled, siis on selle spordiettevõtluses selle võrra lihtsam tegutseda, et väga paljudest spordialadest saad lihtsalt sellepärast aru, et ise oled selle keskel üles kasvanud ja kui tõesti millestki aru ei saa, siis on hea meel helistada Elvas mõne klubi juhile a la Kaspar Austale, jalgrattaspetsile või Marek Pihlakule võrkpalli ja sporditeemadel ja nagu minna süvitsi, kui millestki vaja nagu järgi aidata ennast on, aga reeglina isegi seda ei ole, aga sealtkaudu on nagu hea tajuda mitmeid spordialasid ja selles nagu investeeringuid, ma ütleks, et jah, mitte sponsoreeringuid, aga investeeringuid teha ja on tõesti numbrid ka väga selgelt olemas. Ja et võib-olla siis Karlile ka sõna, aga et siit tuli üks uus idee välja, et üks asi, millega me täna väga palju võitleme, on regionaalpoliitika. Vaadata, mis USAs toimub, eks ole. USA teed väga suur probleem on see, et see on see flyover country, et sul seal keskel on tühi, eks ole. Ei ole midagi, et üks osa ju sellest, et me tööstust toome tagasi, on ka see põhjus, et seal oleks midagi inimestel teha ja teine küsimus on siis väga selgelt sport, eks ole. Spordiga seotud, sul on seal treenerid, lapsed, eks ole, siis täpselt see, mis sa ütlesid, et väga kiiduväärne, et sul ei jookse need kohad tühjaks. No investeeringutest rääkides, et Are rääkis investeeringutest nagu laiemas mõistes, et investeering keskkonda ja nii-öelda linna jätkusuutlikkusse, kõike seda, aga kui nüüd vaadata puhtalt äriliselt, et Karl, et sina seesama SEB periood ja sa oled kokku puutunud ka teiste ettevõtete sponsorlusprojektidega, et kuidas nagu suur ettevõtte juhtkond siis vaatab sellele, et kui tuleb kusagilt ettepanek, et kas te toetaksite meid või seda üritust või seda klubi, et mis need põhjendused või see matemaatika seal taga on, et kuidas see käib? No jah, mul kohe mitu mõtet siin, et loodan, et liiga palju eetrit ei võtta, et jõuan ka sinu küsimuseni, et üks asi, mida mina aastate jooksul olen kogenud ja näen, et väike muutus on toimuma hakanud, on see, et kui me räägime investeeringust, mis sporti tuleb, siis see, kuhu investeeritakse, see peab olema toode. Ta peab olema ära paketeeritud, see, kes sinna investeerib, see peab aru saama, mida seda toetades ta saab. Ja minu laualt on tõesti käinud sadu, kui mitte tuhandeid sponsortaotlusi läbi. Tüüpiline on paraku olnud väga selline inside-out perspektiiv, et ma olen tubli poiss või tüdruk, täna hüppan nii kaugele, homme hüppan natuke veel kaugemale, saan sinna võistlusele ja siis, kui sinna võistlusele saan, siis on lahe. Aga okei, mida ma toetajana saan, eks ole. Ja tõesti, ma siin ka hetkel teenindan ise päris mitut spordiorganisatsiooni, ka alaliitu, et on nagu aru saadud, et see toode on vaja teistpidi paketeerida selleks, mida see bränd saab. Ja kui nüüd vastata su küsimusele, siis eks see ongi see, mida suurorganisatsioonis vaadatakse, ehk et brände on ju väga erinevaid, sa vaatad, kuidas ta su brändiga kooskõlas on, ütleme, teljed, individualism, kollektivism, näiteks Swedbank, kes on oma panuseid suurendanud taas, väga loogiline, nad on väga kollektivistlik bränd, kui me võtame Tallinna maratoni, see on väga kollektivistlik bränd ka, läheme jookseme koos. Kui me võtame golfi või tennise, mis on teises äärmuses, mis on väga individualistlikud brändid, väga loogiline, seda toetab näiteks SEB oma tennise toetuste läbi. Ehk et suurettevõttena sa vaatad väga palju seda, palju ta su brändiga kooskõlas on ja kolmas asi on ka see, et kui omal ajal olid sellised sauna kokkulepped, et me siin kolmekesti saime kokku ja leppisime midagi kokku. Mina oma ametis toona, eks ole, otsustasin ka Läti ja Leedu üle omakorda veel kooskõlastus saades tegelikult Rootsist. Seal on ainult numbrid. Ütleme, et sa tunnetad küll, aga seal on numbrid, seal on faktid. Meil oli üks selline mudel nagu Arena mudel kasutuses, valem, millest me lasime projektid läbi ja kui ma Rootsis peakontoris, eks ole, brändiüksust juhtisin, kuidas sa teistmoodi Iirimaalt tulevat taotlust menetled, kui sa vaatad valemeid? Et meil hiljuti tegelikult oligi just endal ka sisemisel KPMGs arutelu, et selle ümber, et millist spordiala või kuidas me üldse sporti peaksime toetama, et kas me peaksime ja siis millist sporti ja kuhu see nagu jõudis, et mis need kriteeriumid on, et peaks nagu toetama teed meeskonnasporti, ma arvame, et see on nagu meil oluline, siis teine kriteerium oli see, et innovatsioon
ja kuhu me siis välja jõudsime, on selline aspekt, et me just küsime ka nüüd EOK käest, et noh, mis on need uued spordialad, mis näiteks turule tulevad, et noh, kui meil on juba selline, ütleme, spordiala nagu korvpall või jalgpall, kus raha liigub, eks ole, noh, siis võib-olla see ei ole see koht, kus noh, meiega suudaks ja mingit muutust luua, aga kus me suudame muutust luua, oleks täpselt see, kui tuleb mingi uus meeskonna spordiala, kus on raha puudu, et me toome sellele turule ja kui ta turul on populaarne, siis me astuks tegelikult nagu välja, eks ole, et noh, meie nagu roll oleks nagu turutõrget. Mis selline spordiala võiks olla? Vot täpselt me EOK-st ka küsisime, et noh, siin on ju olnud mingi intakad näiteks või noh, neid on päris palju, mis võib-olla ei leia seda populaarsust, et mis on meil ka nagu läbi käinud, et erinevaid ja noh, neid uusi asju mõetakse ju päris palju välja, et see on mingi veider tekkpall on näiteks, eks ole, mida tahetakse seal nagu noh, neid tegelikult spordialasid, see on ka üks asi, et neid tegelikult toodetakse nagu juurde. Ja siin on ka üks mõttemaailma muutus, et Kääriku kärajatel sattusin nagu laval meie uue EOK presidendiga natuke eriarvamust väljendama, et noh, kui tema oma avakavas ütles, et spordi toetamine metseenlus, siis kui noh, ütleme nii-öelda nagu EOK presidendi poolt tuleb selline... See on missioon ka, noh. Ja, aga nii tema väljendas, mina ütleks, et noh, me peame ikka lahingusse minema selle retoorikaga, et sporti rahastamine investeering, eks ole. Mina tooks veel ka selliselt välja, et jah, seda võib nimetada metseenluseks, sponsorluseks, investeeringuks, aga selgelt on sporti suunatud vahendid, on see raha, energia, aeg ja see on meie rahvuskultuuri suunatud vahendid ja see, kui me räägime siin kaitsekulutuste suurendamisest, siis õigupoolest, mida me kaitseme siis? Kas me kaitseme puud ja metsa territooriumi või me kaitseme rahvusriiki ja rahvusriik on mis? Jah, see on rahvamajandus klassikalises mõttes, aga see on eelkõige rahvuskultuur, me kaitseme ju oma unikaalset kultuuri, et me ei ole ju mingi nii-öelda suure Euroopa osakond siin, vaid me oleme oma rahvusriik, rahvuskultuuriga ja üks kõige selgemini arusaadavaid kultuuriliike on ju spordikultuur, mida kõik inimesed nii-öelda Võõpsust kuni Virtsuni ja Narvast kuni Nasvani nagu kõik jagavad ju. Ja seetõttu spordikultuur nagu liigutab inimesi ja seob ja ühendab inimesi kõige rohkem ja pole ju nagu keeruline aru saada, miks on jalgpall või korvpall maailma suurimad spordialad, et kuna nendest on kõige lihtsam aru saada omakorda. Aga kõik sellised nagu nišialad või uued alad, mis markeerivad mõnes mõttes ka Eesti sellist erilisust innovatsioonina või sellise tehnoloogiariigina, ka kõik need investeeringud on nagu väga põnevad ja huvitavad, et Eestist on täna sündinud ülemaailmne jalgpallikohtunike software nimega Rehpal, on sündinud ülemaailmne ürituste haldustarkvara nimega Eventos ja sellised startupid nii-öelda justkui nagu, millele need baseeruvad tegelikult Eesti spordikultuurile ja miksile sellest meie digitaliseeritusest, et kui Eesti otsiks nagu oma narratiivi, siis mina olen välja pakkunud need 3 asja, millele keskenduda, ongi see, et ma arvan, et esimesena peaks olema see, et me võiksime võtta eesmärgiks olla kõige sportlikum riik maailmas. Teiseks, tänu oma 4 sesoonile me võiksime tähtsustada seda, et sport ja liikumist saab teha kõikidel aastaaegadel meie ilusas looduses, millest 50% on kaetud metsaga, ja kuidas seda spordi tegemist ja liikumist integreerida nagu meie loodusesse, meie aastaaegadesse, see on väga suur väärtus, nagu selles mõttes, et siit saadavad kogemused. Ja kolmandaks, kogu selle kogemuse digitaalset mõõtmist, olles selline digiriik, siis need nagu digitaalsus ühendaks need esimesed 2 ja siit on meil väga palju maailmale anda, et selline narratiivide kolmik võiks olla see, mis meid siit nagu edasi viib ja eelkõige algab see pihta sellest, et teist ja kolmandat teha peab esimene olema paigas, ehk siis nagu kõige sportlikum riik maailmas, kus tõesti iga kodanik oskab spordis kaasa rääkida ja tajub spordi nüansse. Üks asi küll, ma olen suga igati päri ja ma kõik olen päri, et üks asi küll, milles ma arvan, et me peame küll oluliselt edasi arenema, on see üks spordikomponent, mis on turundus, eks ole, et ma pillun siia natuke ka numbrid, mis minu jaoks olid huvitavad, need on pärit eelmiselt EOK peasekretärilt Siim Sukleselt, kes ütles, et Eesti spordi tegemise mõttes on kokku circa 260 miljonit eurot, eks ole, millest jämedalt kuskil 100 miljonit tuleb riigilt, kuskil 60 miljonit tuleb omavalitsuselt ja 30 miljonit ainult on eraraha
sponsorlusena ja siis ülejäänud on, mis me ise maksame oma hobitegevused ja laste spordikoolid. Ja omakorda sellest 30 miljonist on kuskil 75% selline natuke metseenuspõhine ehk et 25% on ainult sellist sponsorlusraha, mis on tegelikult teadlik, pragmaatiline turundusotsus. Seda on meeletult vähe ja see on üks asi, mida ma just turunduskommuuni proovin ka ise viia, et see on meeletute võimaluste maa. Kui väga targalt turundust teha, oma brändiga seda siduda, sponsorlus on väga hea turunduse meede, siin me peame ka maailma tasemel saama. Võt siin Karl, ma kohe küsikski, et aga mis see on, et meile tuleb ka need igasugused asju sisse ja siis ega sa ei taha seal logode surnuaias ju väga olla, eks ole, et ma panen su logo kusagile ja panen sportlasele peale ja siis ta jõuabki sinna, et okei, sa astud natukene tagasi ja ütled, et võib-olla annan lihtsalt sulle toetust ja ei küsi midagi vastu või et mida seda logot sinna täpselt, et ma olen selles mõttes nõus, et meil on uusi ideid ka vaja, eks ole, et sa ühtepidi sa loomulikult tahad, eks ole, et midagi vastu saada, aga see ei peaks olema ka nii lineaarne, eks ole, et võib-olla. Aga vastan kohe, et üks selline printsiip, mida väga harva rakendatakse, mis tuleb turundusteooriast, et tegelikult Eestis, mis sageli juhtub, on see, et leping tehtud see sahtlisse ja logo välja ja turundusjuht natuke mõõdab logo suurust, eks ole, aga tegelikult see 1+1 printsiip ehk et kui sina teed sponsorlustiili makstes sellest euro, siis teine euro peaks minema aktiveerimisse ja kui Are viitas siin kunagi selle SEB tegevusele, ma arvan, see oli üks edu komponent. Me käsitlesime lepingut kui võimalust midagi tegema hakata, et kui sa sinna juurde investeerid, see on umbes sama nagu sa ostad telekasse 30 sekundit ja klippi enam ei pane. Meil on Baltimaades kokku 1000 sponsoreeritavat sportlast ja see tundub mingi hiigelnumber. Me teeme 350 spordiüritust, kas oleme peatoetajad või ise organiseerijad kokku Baltimaades. Väga suured numbrid tunduvad, aga meie kauplusi külastab 25 miljonit inimest, meil on 3000 digiekraani ja me toodame sotsiaalmeedias ja meediasse erinevaid content'e täiesti ise produtseerituna, kus me kõiki võimendame neid samu asju, mida sa nagu räägid. Ei ole võimalik nagu rahas mõõta, õigemini me oleme selle meedia mõõdiku nagu teinud, et kui palju meie meedia mõju nagu on inimestele, aga tõepoolest nagu spordi võimendamiseks on vaja teha nagu tegevusi ja selle tõttu me vaatlemegi nagu sportlani mitte kui selliste jalatsite, rõivaste aksessuaaride müügi poodi, vaid kui selliste ökosüsteemi, mis tegelikult võimendab ja kommunikeerib sporti laiemalt. Aga selles mõttes, Hanno, sulle soovitus, et KPMG võiks olla, kuna selle ettevõtte identiteet on siiski analüütilisus, kontroll, KPI-d, mõõdikud, resümeerimine ja analüüsimine, siis see võiks olla näiteks, võib-olla ei pea otsima seda spordiala, mida Eestis toetada, aga väga suur võimalus on siiski selles, et Eesti võiks olla veel rohkem rahvusvaheliste spordiürituste toimumiskoht. Sellel on väga palju nagu mõjusid. Esiteks on see, et meie, kes me oleme ilmselt madalaimad CDP-ga näiteks Euroopas, siis Euroopa meistrivõistluste toimuskohana me ise ei peaks kuskile sõitma, oleks siin, võtaks vastu, ise osaleks. Teiseks sõidavad sellega kohale nagu antud spordiala Euroopa nii-öelda parim know-how, kuidas mängida, mida teha, ka parim turundus ka sellel teemal. Ja jällegi pannes meie selle digitaliseeritus juurde, küll me selle kommunikeerimisega nagu Euroopasse väga hästi hakkama saame ja KPMG võiks olla selliste rahvusvaheliste spordiürituste üks toetajatest, kes lisab just sellise analüütilisuse, rahvusvahelisuse ja selle nagu need väärtushinnangud oma logo nagu seal presenteerides nagu sinna juurde, et jah, rahvusvahelised spordiüritused sellised nagu Rally Estonia ja meie MK-etapid, mida tehakse kahevõistluses, need on kindlasti nagu Eesti selline leib ja sai, sest see annab tööd ka nagu teistele majandusharudele, toitlustusele, hotellindusele ja muud. Siis ma tahakski korra ise edasi küsida, et vaata, sa olid ka seal olümpiamängudel, võtsid kõvasti sõna ja siis Karl, mina ei ole nüüd nii palju seal üritustel käia, eks ole, aeg-ajalt ma ikkagi sattusin, ma mäletan, kuna käisin Chelsea jalgpalliklubis vaatamas, keegi sülitas mulle sealt tagant peale, Chelsea, eks ole, kui lugudest rääkida, mingi suur kiilakas mees, ma pöörasin ümber, ma olen ka selline pikk, eks ole, vaatasin ta must kõrgemas, suuremas kehakaalus, eks ole, tuli nori, eks ole, siis hõikasin kaasa Chelsea, sülge lendas nii Kurekaanega suust välja, aga mis on need üritused, võib-olla mujalt ka sellised huvitavamad ideed, eks ole, mis me oleme näinud, et mis uut põnevat nagu toimub, eks ole, see ilmselt käib palju. No jah, et Eesti traditsioonilised üritused, mis meil need lipulaevüritused on, Rally Estonia kahevõistlus, MK-etapid, ülihästi organiseeritud,
tavaliselt võtavad meie organiseerijad maailmast, koguvad nagu parima korraldaja nipid endale või nagu auhinnad endale. Tulemas on ju laskesuusatamise maailmameistrivõistlused mõne aasta pärast, juba täna valmistatakse selleks. Ma arvan, et Tallinna lauluväljakul toimuv discgolfi major turniir, millest väga paljud inimesed arugi ei saa, aga õnneks väga paljud saavad, sest meil on väga palju discgolfi harrastajaid, on nagu üks absoluutne tippüritus, mis sellel suvel aset leiab ja just välja kuulutatud sellele järgnevad maailmameistrivõistlused discgolfis. See on üks valdkond, mis nagu seob rahvast. No ütleme traditsioonilistest teemadest ei saa üle ega ümber korvpalli Euroopa meistrivõistlustest, mis toimuvad küll Lätis on ju, aga see nii-öelda see turniiri osa, aga piletid müüdi välja kohe, see näitab rahva nõudlust ju nagu nii-öelda ägedal ja vingel moel. Aga selliseid suuremaid ja väiksemaid üritusi rahvusvahelise spordiskeenest toimub nagu kogu aeg ja nendele pühendatud või nende jaoks investeeritud infrastruktuur, organisatsiooni struktuur, mis siin nii-öelda koha peal luuakse, et need on väga-väga väärtuslikud teemad. Aga kui ma küsin, kui ärist rääkida, et need üritused, eks ole, et kui hea äri see on, et näiteks mingi sina, Karl, rääkisid siin Tallinna maratoni korraldajaga juttu ja Are, sul on palju kogemusi, et kas need üritused on ka nagu äri iseenesest, et võib mõelda, et ma ei tea, investeeriks maratoni või mingisugusesse suurde üritusse ja see võiks olla koht, kus nagu raha tagasi ka teenida. Lähtume ka ühest de jure printsiibist, et valdavas enamuses need ürituskorraldajad on MTÜ-d, eks ole. Ehk et sisuliselt nende missioon on midagi muud kui kasumit teenida, nende missiooniks on Eesti ja rahvusvahelise publikule võimalikult head taset pakkuda ja selles oleks Eestis röögatult head. Et ütlen küll, olles ise ka nii pealtvaatajana kui ka osalejana mitmetel massispordiüritustel regulaarselt käinud, näiteks l'Etape de Tour, eks ole, legendaarne jalgratta üks etapp, kus sõidetakse. See tase, mis on meil nii Tartus, Tartu maratoni üritused, nii Tallinna maraton, see on tase, mida sa välismaale kohta. Sama asi on, räägime enne mainitud Rally Estoniast, ehk et see tase on meeletult kõrge, aga siin peab toonitama, et need organisatsioonid ei ole ju ellu kutsutud tegelikult kasumit teenima. Nad on kutsutud ellu selleks. Aga miks see nii on? Näiteks, kui ma ei tea, võtame paralleeliks näiteks kultuuriüritused, muusika, näiteks kontserdid, eks ole. Et kontserdikorraldajad üldjuhul ei ole MTÜ-d, et see on ikkagi nagu reaalne äri ja ma ei tea, kui kasumlik see on, aga ütleme pop-ürituste korraldamine, piletite müük sinna, et see on nagu suur äri, Taylor Swift ja temaga seonduv ökosüsteem. Ma toon siia sellise mõiste nagu kohe juurde, et kuidas sa seda kasumit nagu vaatad ja kas see kasum on see, mis selle kohe kohale sõidab, et nagu nende samade spordiürituste piletimüüja, piletilevi näiteks teeb väga edukat nagu äri ka spordiürituste müüjana. No teiseks on just täna hommikul käis läbi äge uudis, et VRC Karussell, kes siis on ka nagu Rally Estonia nii-öelda litsentsiandja või VRC globaalne promootor, kellel on 2 osanikku seal, Red Bull ja 50% on üks fond, et on pannud selle VRC müügile, nii-öelda selle promootorettevõtte müügiks. Selle aasta käive on ainult 25 miljonit eurot, ehk siis on see raha, mida nad koguvad oma 13, 14, 15 VRC osa etapi litsentsitasudena nagu kokku maailmast ja kasum oli minu meelest 4,6 miljonit eurot ja nad hindavad selle ettevõtte väärtuseks 500 miljonit eurot. Ehk siis just kui nagu MTÜ nii-öelda, ütleme nii, et nemad ei ole nagu MTÜ, nad on kasumit taotlev organisatsioon, aga 4,6 miljonilise kasumi pealt, et mis see kordaja peaks nagu olema, et see on nagu, et ettevõtte väärtus on 500 miljonit. Näiteks Real Madrid on ju samamoodi, ta on ka mingi MTÜ, eks ole, ma ei teagi, kuidas see, mis ta seal Hispaanias on, aga ta on Euroopa kõige kallim, eks ole, teed klubi, nii jalgpalliklubi kui ka üldse Euroopa kõige kallim klubi ja mingi pealt 6 miljardi ja ta on ka MTÜ, eks ole. No ma toon jalgpallist, kui jalgpalli jutt läks, et teema on kuum, et tundub, et jalgpall on nüüd
meil on õnnestunud jalgpallikultuur ja jalgpalli arendada nii suureks, et see puudutab nüüd nii paljusid inimesi ühiskonnas, kes jalgpalli pole kunagi mänginud ja keda ma ei ole näinud rahvuskoondise mängudel isegi staadionil, aga täna võtavad kõik sellel teemal kõvasti sõna ja kiruvad, et miski on halvasti, miski on valesti ja midagi võiks olla palju paremini. Ma toon nagu näite, et saab nagu konkreetse numbrina öelda, et kui meil on Premium liigas mängib 10 klubi ja Premium liiga klubide koond eelarve 2018 aastal oli 7,9 miljonit eurot, ehk siis nende klubide 10 klubi eelarvet kokku. Siis 5 aastat hiljem, 2023, on see kahekordistunud ja tänaseks 2025 on seal veel double digit protsent läinud see suuremaks. Ehk siis kui see oleks nii halvasti ja kui seal oleks kõik nii kehvasti, siis miks kõik ikkagi sinna nagu raha lisavad? Järelikult on see investeerimiskeskkond huvitav. Järelikult on nagu kasvud ja tulemid, mis seal saavutatakse nendele investoritele või panustajatele ju, nagu ma pean silmas siis nagu jalgpalliklubide omanikke, arendajaid, on need nende jaoks nagu huvitavad. Ehk siis emotsioon, tulem, mis sealt saavutatakse, on seda väärt. Ja kui siin nagu näppude peal kokku lüüa, et mis on ühe või teise klubi väärtus, siis puhtalt jalgpalli selliste liigasüsteemi arvestades, kui see täna asutaks jalgpalliklubi, siis Premium liigasse jõudmise nagu raha maksumus nagu minimaalsel moel on tänases isegi väikeses Eestis selline umbes 5 miljonit eurot. Ehk siis nagu sa alustad 5. liigast pihta oma väikse satsiga, sul on 25 kutti seal nagu palka ei maksa, aga kulud on, transpordikulud on, võib-olla sul aasta eelarve on seal mingi, saad 30 000 euroga hakkama, nagu ikka seal. Oletame, et võidad kohe liiga ära, saavutad nagu järgmise tasemeni, kui sa mängid täna Eesti esiliiga B-s, siis on juba vajalik ikkagi arvestatav noortesüsteem, seal on vajalik nagu ikkagi vormid, värgid ja kõik nii edasi, et see aasta eelarve küünib sinna nagu 100 000, 150 000 euroni. Esiliigasse jõudes on juba litsenseerimisnõuded ka UEFA-st lähtuvalt nagu sellised, et selle klubi tegevus peab olema laia mastaapsem ja jõulisem. Ja täna on nagu huvitav see, et Eesti esiliigas, kus siis on ka meie Annoga kodulinna klubi Eesti Selva mängib ja kus on ka Viimsi ja Nõmme United ja nii edasi, 5 iseseisvat klubi ja 5 duublit. Seal keskmised eelarved selle 10 klubi peale küüntivadki seal nagu 500 000 ja miljoni vahel. Ja selle liiga võitmiseks ikka peab ikkagi väga-väga hea olema. Ja siis sa tõused nagu Premium liigasse, kus hästi mängimiseks vajalik, et selle klubi esindusmeeskonna ja noortetöö ja kogu selle püramiidi eelarve on ikkagi 1,5 miljonit pluss. Et kui me räägime korvpallist, siis on need numbrid natuke väiksemad, aga et mitte siin nii-öelda nagu oma naba imetleda, et kõik on väga hästi, siis väga paljudel spordialadel on niimoodi, et meie areneme väga kiiresti, aga naaberriigid ja rikkamad riigid ja riigid, kus riik rohkem tähtsustab, arenevad veel kiiremini, et meie naaberriigis Lätis kõige suurema rahakotiga klubi Riga FC eelarve on 19 miljonit eurot ja RFS, mis mängis praegu ka nii-öelda siis Euroopa konverentsiliiga grupimänge, tema eelarve 8 miljonit eurot ja Meta, kes on seal üks selline väga laiapõhjalise noortetööga klubi, räägime sellest, et Meta eelarve on kuskil 2,4–2,5 miljonit eurot. Teate, mis minu meelest on üks suur jama nagu spordis ja eestlases ja võib-olla eestlase teenejas laiemalt, et jama on see, et kui me midagi hingestatult teeme, me läheme alati tülli. Yeah. Ja mind nii meeletult häirib nagu spordis ja veel alla minnes, olgu see jalgpall, olgu see korvpall, you name it, eks ole, olgu see suusatamine, eks ole, kus nagu ühte asja ajavad inimesed lähevad veel omavahel tülli, siis kõrvalt vaadates sponsori puhul see ala atraktiivsus nagu väheneb, sa ei taha, et
ütleme, sinu nimi vehklemine no you name it, eks ole, et sinu nimi on alal küljes, kus on tüli. Vot siin ma küll vaidleks vastu, et ma olen kunagi seal Taanis elanud ja õppinud, eks ole, päris pikalt ja seal on see Skandinaavias on see tuntud Jantelouen, eks ole, kus on ka selline kadedus ja nii edasi ja kui sa lähed üle naabri ju põhja poole soomlaste juurde, seal on üldiselt öeldakse, et mis on see politsei funktsiooni täidavad naabrid, eks ole, nii peaks ju tekib, eks ole, selline uhke auto helistatakse maksuametisse ja nii edasi, et ma ei peaks seda nagu eestlaste omapäraks, et see on tegelikult igal pool ja kus see nagu tekib inimlikult, eks ole, mul on sellega vastus, et alati kui on raha, eks ole, sul tekib vaidlus selle distributioni juures, et mida näiteks kapitalism meile ütleb, eks ole, kapitalism vastab küsimusele, kuidas raha teenida. Aga kapitalism ei vasta küsimusele, kuidas raha jaotada ja jaotuse ümber on alati vaidlus, jaotuse ümber on alati vaidlus ja see ei sõltu nüüd eestlastest, kas me nüüd tülitseme rohkem või vähem, mina küll väidaks, et igal pool tülitsetakse, et ma ei seoks seda küll nagu eestlastega, siin ma oleks nagu patrioot ja ütleks, et lätlased tülitsevad rohkem, soomlased tülitsevad rohkem. Tagasihoidlikult, aga veidi julgen sinuga veel edasi vaielda, et vaidluses tekibki tõde. Toome korra äriparalleeli, eks ole, et nagu ühisloome kui selline, et meil on väga vähe äris ühisloomet, lihtsustatud näide, eks ole, et mina oskan teha lifte, sina oskad programmeerida, eks ole, äkki meil annab midagi koos teha ja kõmm teeme kone, eks ole, et kui me vaatame ka äri, siis meil on ühisloomet, kus erinevate ettevõtlusvaldkondade kompetentsid tulevad kokku ja ühiselt loovad innovatsiooni väga vähe. Siit ma paneks jällegi edasi ja miks seda on võib-olla vähe, et me saame niimoodi teha, et meil ei ole vaja koos teha, eks ole, see koos tegemise või kui me võtame Ameerika suured ettevõtted, sa ei tee Google'it ise, sa ei tee Metat üksi, eks ole, seal on vaja, et sa tegelikult lähed mingil tasemel nagu teedki neid asju koos ja kui me nüüd läheme oma protestantistliku nagu sellise ütleme, et juurte juurde, eks ole, et 3 asja, mida protestantism meile andnud on haridus, eks ole, et muusika ja koos tegemine, et ma väidaks ka, et see community on meil tegelikult tugev, eks ole, ma tahtsin ka Are käest küsida, et mina tagusin seal tenniseseina, Are alati mängis seal statja peal jalgpalli, eks ole, mõnikord, eks ole, kui neil jäi puudu, siis nad kutsusid minu ka, eks ole, sinna, eks ole, kui neil üks nagu inimene seal puudu oli, et miks sa nagu teed, et teed meil see community on, aga ma ei vaide selles mõttes vastu, et jah, et meil tõesti võiks seda ühist asja rohkem olla. Et see on minu jaoks ka paradoks, et ühtepidi me tahame tegelikult, meil on tugev selline DNA, me tahame asju koos teha, meil on see community, teistpidi me ikkagi suudame ka omajagu nagu tülli minna ja eks ole, et mis iganes põhjus. See on ilmselt tingitud ka sellest, et spordiga seotud inimesed nendel on nii-öelda võitluslikkus või see nii-öelda see vaim. Kirge emotsiooni ja kõik rohkem vahel analüütilisust natuke vähem. Tahaks võita ja tahaks võistelda ja sellest ilmselt natuke isikuomadused on ka selles valdkonnas inimestel on sellised võitluslikumad, aga võtame vahepeal kokku konkreetsemalt. Alles nagu hakkad minema. Nüüd sa juba võtad kokku. Ma tahaks konkreetselt küsida, et kui nüüd mõni kuulaja mõtleb, et väga põnev, et sport, mis me siin juba oleme siin esimese tunniga kuulnud, on see, et väga kiiresti kasvab valdkond erinevatel põhjustel, nii hedonismi tõttu kui tervishoiukulude tõttu, kui üldse, et see on trendikas, eks ole. Nüüd, kui keegi mõtleb, et okei, et tundub selline oluline kasvav valdkond, et miks mitte oma raha sinna kuhugile paigutada, et äkki raha siis kasvab koos selle valdkonnaga. Et mis võimalused seal üldse on? Et ma mõtlen, et tahaks panna raha kuhugile sporti. Kuhu? Mis? Kuidas? Kas sa tahaksid olla passiivne, et su raha ainult kasvaks või sa tahaksid ise midagi nagu ära teha? Ja ise draivida nagu mingi ala või tegevusi. No ütleme niimoodi, et kui me siin eelmistes saadetes rääksime kunstist ja autodest, et siis me mõlema valdkonna puhul jõudsime sinna, et seal võiks olla nagu topelt rõõm. Et üks rõõm on see, et mu raha kasvab, aga teine rõõm on see, et ma saan ise ka emotsioone tagasi. Hobi ja investeering läheb kokku. Et ma saan tagasi nii raha kui emotsioone, kui eks ole, võib-olla ka siis annan midagi ühiskonnale. Ma arvan, tänases situatsioonis selline kiire kasv ja kiire tagasitootlikkus ole osanik kuskil padelisaale ja padeliväljakuid arendavas ettevõttes ja sa saad ise mängida, saad tagasi rõõmu sellest, et ajad on täis ja kõik mängivad ja kindlasti saad tagasi ka raha. Ja selles valdkonnas on ka nagu väga ägedaid nii investoreid, kes juhivad peamisi investeeringuid, kui ka väga ägedaid nagu organisatoorseid eestvedajaid, häid padelimängijaid, häid treenereid, häid mänedžere
ja see on kindlasti niisugune, et sa kindlasti nagu ei kaota. Aga ja ma arvan, et ka eestlaslik selline kainus on see, mis võib-olla välistab sellise overheatingu nagu selle osas, nii nagu kuskil Rootsis või Inglismaal on siin juhtunud, et see padeli buum käis nagu üle, siis tuli muidugi ka koroona ja kõik läksid kinni ja läksid pankrotti. Et ma arvan, et see on selline lihtne valdkond. Kindlasti järgmine valdkond on nagu see, et omal ajal, kui Eestis toodeti polümeeripalle ja jääokikeppe ja murdmaasuuski, jah, võib öelda, et lumevaesed talved on hävitanud suusatööstust nagu laiemalt. Jah, palli tootmine on viidud maailmas Pakistani, aga ma siiski olen seda usku, et väga paljude spordialade väga professionaalne varustus tehakse nagu väga väikestes tehastes maailmas ja väga väikese nagu know-how ja innovatsiooni pealt. Süstasid ja kanuusid tehakse Eestis. No, see on üks näide ja niši leidmine. Ja sellise niši leidmine, Võhandu maraton maailma suurim, maailma ägedaim, mis on ka maailma nagu heaks näiteks, kuidas see sama oma toodet promod ja ma arvan, et süstatootjad võitlevad ja võiksid veel rohkem võistelda selle nagu nii-öelda sellise promo eest seal. Ja kolmas valdkond ma tookski välja, et nagu sellised digiplatvormid, millesse nagu investeerida, mis kiiresti arenedes katavad tervet spordiala, et noh, nagu täna isegi tundub natukene kentsakas, et noh, siin eestlased on arendanud sellise kohtunike süsteemi välja, globaalselt jälgitava või siin tõesti üritushaldussüsteem Eventos toimib või Tartu kuttide arendatud Sportlaser, mis 10 aastat tagasi oli veel suht tundmatu asi ja täna haldavad nagu enamik, ma arvan, spordiklubisid, jalgpalliklubisid, korvpalliklubisid oma arveid ja lastevanemate kommunikatsiooni sellises Tartu meeste startupis ja kuidagi on olnud neil raske nende Boltide ja Wise'ide foonil, võib-olla ka need on ajud ära tõmmanud kõik sinna, aga on olnud raske seda edasi areneda, aga võt need on need valdkonnad, kus sinna nagu mitte miljoneid, aga võib-olla sadadest tuhandetest piisaks, et olla nagu maailmas täiesti juhtpositsioonil. No jah, et siin muidugi tekib see suurem küsimus ka, et kas üldse sport peaks olema nagu selge tööstusharu, eks ole, investeerimisreeglitega ja noh, nii edasi, et kui näide tuua, noh siis need kõige kallimad klubid on ju USA's, et noh, maailma kõige kallim klubi on Dallas Cowboys, eks ole, kui võrrelda, sealt on pealt 10 miljardi, 10,6 miljardit, no mis võrdub umbes ASICS-i market cap on ka 15 miljardit, et noh, kui see kuidagi perspektiivi panna, noh, kirjeldatakse USA süsteem, mina seda hästi ei tunne, aga ma saan aru, et on suhteliselt suletud süsteem, eks ole, klubide omanike käes, eks ole, et väidetavalt päris noh, nagu kasumlik, noh, selline kuidagi monopolistlik süsteem. Euroopas on rohkem nagu avatud ja noh, siis sa küsid, et on kõige kallim Euroopa ma pead 6, eks ole, 6,6 vist oli jah, eks ole. Vist on maailmas 8 äkki või, et üle no, seal kusagil 10, aga noh, et siis tekib ka küsimus, et noh, et tegelikult noh, ühtepidi võiks öelda noh, selle majandusinimesena, et jah, seda professionaalsust oleks juurde vaja, eks ole, siis tuleb investoreid juurde, noh, raha juurde, eks ole, et kõik läheb käima, aga noh, et siis teine vastuväide on see Euroopa ja USA vahe, et kas me sellega midagi ka jääme nagu noh, ilma, eks ole, noh, ta on ikkagi natukene selline missioonitunne ja kogukonna arendamine ja nii. Ja see kasum ei pruugi tulla nagu aasta-aastalt nii-öelda annual reportina välja ja kässida nagu välja. Kui sa kohe ootad seda, eks ole, nüüd pane raha sisse. See tuleb väärtuse kasvust mingi pika aja peale, et täna räägitakse Eestis sellise suure superhalli ehitamisest, kus saaks pidada suuri võistlusi, ehk siis meil Unibet Arenal on omad tehnilised sellised challenge'id, mille tõttu mõndagi asja ei saa sinna juurde tuua ja kompleks on ka siiski ju 20+ aastat vana on ju. Ja räägitakse sellisest superhallist, et mina arvan, et selline asi võiks kindlasti tekkida nagu riigi ja erainvestorite nagu koostööna ja selline public-private partnership võiks seal olla ja miks mitte, noh, ma arvan, et ühel hetkel see sünnibki sellisena, et maailma üks suurimaid kontserdi korraldajad Live Nation minu teada omab mingid 80 areeni nagu ise, noh, ehk siis nagu nad on vertikaal, nad omavad nii artiste, kontserte kui ka siis areeni
ehk siis see nagu näide selliselt. Ujuv areen, mul tekib kohe mõte, et paneme hästi suure areeni, paneme ujuma, eks ole, et näed kuradi, teed Tallinnas kontserti, lähed Helsingalla, teed kontserti, Riia kontserti. Mul on idee, ujuv areen, minule võib raha saata. Hanno investeerimisidee oli ujuv areeni finantseerida. Karl, mis kui sinu käest küsida soovitusi või ideid, et mul on kaks mõtet, üks on seotud küsimusega, teine üldse mitte. Mida mina oma töös näen, et kui võtame selle spordi ühe alamkategooria, siis ikka minu laualt on käinud ja käib läbi isikuid, kes arvavad, et neil on mingi väga hea mõte, olgu ta siis spordijoogi või mingi toidu vallas, eks ole. Ja see on nii meeletult konkurentsi tihe valdkond, et kui vaatad kas või Selveris, kuidas need proteiinibatooni brändid muudku vahetuvad, siis see meeletu, aga neid muudku tuleb ja tuleb, eks ole. Et seal tundub, et on nagu jätkuvalt inimestel huvi investeerida, aga teine asi enne, kui saade läbi saab, mida ma tahan küll esile tuua, et kõigepealt Are tänud enne, kui kiitsid, see on selline. Aga mina siiski vaata, see ei olnud minu raha. See oli omanike seda parem, et väga rootlaselt raha tõid Eestisse, aitäh. See oli omanike raha, mis küll teenis ka äriliselt väga õiget eesmärki, aga kui ma selle kõige peale nüüd mõtlesin, siis vaadake, meil kuidagi tundub hästi loogiline, et Are on spordivaldkonnas ja kogu need investeeringud, mida te teete, see nagu teenib seda valdkonda, millest ise tulu teenite. Kui selle peale laiemalt mõelda, siis kas või see sama valdkond, millest teie konkureerite, ma ei hakka nimesi nimetama, teised spordipoed ja nii edasi. Palju me neid sponsorluses näeme? Ehk et minu meelest me oleme siin laua ümber ja spordikommuunis ikka väga laialt ja suurelt nagu tänuvõlgu, et need investeeringud, mis te teete, te ei peaks need ilmtingimata tegema. Teised ei tee, et osad on minu meelest natuke nagu mina jalgratta grupi sõidus, kes nii-öelda grupis sõidab kogu aeg kuskil taga ja siis lõpuks läheb sinna siksima, eks ole, kui tuules sõidetud, et me peame seda meeles pidama, et siin on ka üleskutse, et tegelikult ma ei räägi missioonitundest, aga mind kohati üllatab mõnede spordis raha teenivate ettevõtjate madal huvi investeerida sporti tagasi. Nii, aga nüüd meie kuulajale nõuan, et või soovitus siis või idee, et kuhu meie kuulaja võiks, kui ta tahab tagasi saada nii raha kui emotsiooni, et kuhu ta võiks vaadata? Selles valdkonnas ma arvan, et on Are kindlasti kõige kompetentsem, et mina oskan siin ainult nii palju juurde lisada, et kui kuhugi spordivaldkonda on plaanis investeerida ja sellest ka nii-öelda turunduslikult maksimum välja võtta, siis tasub kindlasti pöörduda mõne eksperdi poole, olgu see siis mikrofoni taga ole või keegi teine, aga et mitte, kui asi on ju nii, et kui minul on vaja midagi, mida lauas olivad hästi teavad, siis ma pöördun nende poole ja vastupidi, et siin on turul paar eksperti, kes oskavad seda investeeringut kindlasti ka hästi nagu toetada. Nojah, et enne kui ma Arele lõpetuseks võib-olla sõna anname, siis ega neid avalikke instrumente liiga palju ka ei ole, et see süsteem on natukene võib-olla suletud, et see mõte, mis minul tekib, et väga tihti me tahame ikkagi sellist kiiret tootlust, eks ole, selline 3-5 aastaga, et Robert Murdoch on kunagi öelnud, et kui sul on võimalus tee 10-aastase tootlusega projekte, sellepärast, et seal on konkurents väiksem ja tootlus nagu parem, et ilmselt spordis ka, et kui me nagu ootame, et me kohe täna paneme ühe ühiku sisse ja miks me homme nagu kahte nagu ühikut nagu tagasi ei saa, siis see ei ole see mõte, et seda peakski vaatama pikaajalise perspektiiviga, nagu natukene põllumajandust, et ega kõik ei pruugi välja tulla, aga sa oled seal mingil põhjusel, eks ole, võib-olla see põhjus on olulisem kui tingimata see tootlus. Aga päris lõpetuseks soovitus, et suvi on tulemas, kui keegi tahaks saada tõeliselt head emotsiooni, kas siis ise osaledes või ise siis pealtvaatajana olles, et mis teie soovitus oleks, kuhu minna, mida teha, mida vaadata, et lihtsalt täiesti subjektiivne selline oma soovitusmõte. Nagu mul siin kusagil ütleb, et käige kõigepealt läbi Fotograafiskast Eesti spordifotolegendi Lembit Peegli näituselt Peegelpildis, mis on avatud 18. maini. Meil siin laua ümber rääkijatel ei ole võimalik osa võtta LHV mai jooksust, küll aga on võimalik seal meeste alas vaadata, kuidas naispool jookseb. Egal juhul 17. mail on mai jooks, 20 000 naisega koos on võimalik nagu saada maailma tasemel jooksuelamus.
sealt edasi 25. mail toimub Sportland Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses. Esimest korda tõime sügisest kevadesse rattamaraton. Olen registreerinud. Investeerides sinna paarkümmend eurot, garanteerin, et rõõmu jätkub nädalaks või kuuks ja see tuleb nagu umbes 10-kordselt tagasi minimaalselt. See tähendab seda, et see su isiklik produktiivsus, kui sa oled selle läbinud ja selle naudingu seal ilusas Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal sõites saanud, et 250 eurot tuleb sul kindlasti nagu ludinal tagasi nagu järgmistel päevadel, nädalatel tööd tehes. Ja kindlasti tasub külastada ja nautida maailma tasemel sporti, siis 17–20 juuli toimuvad küll samal ajal Lõuna-Eestis Rally Estonia ja Tallinna Lauluväljakul siis disc golfi major, et need tasub pealtvaatajatena ära teha ja ütleme, sellel aastal on vist niimoodi, et Lauluväljakule tasub minna magamiskoti ja telgiga, jorupileteid kaasas, sest seal nagu nii-öelda üritusi jätkub. Laulupidu on ka ju. Kontsert vaheldub laulupeoga ja laulupidu vaheldub spordiüritusega. Võta labidas, tee koobas, eks ole. Et kindlasti nagu jooksuüritused, kõik traditsioonilised jooksuüritused tasub nagu nii-öelda läbida, aga riik on õnneks investeerinud ja kohalikud omavalitsused tegelikult päris palju ja see heasse spordiinfrasse, et ma nagu ei nuriseks küll Eesti terviseradade, mis on küll nii-öelda väga palju erainvesteeringuid, terviseradade võrgustik on nii äge ja nii palju Eestit kattev, et tõesti nagu tasuta saad minna teha kõiki spordialasid, rattasõitu, jooksu ja kui ei ole üritus, siis mine tee ise, et kvaliteetset varustust leiab kindlasti. Ma jätkan seda jada, et kõik need üritused edasi, kui me mõtleme, mis nagu me sügisel ees ootab, siis no kui tahta kogeda ennast nagu tõesti rahvusena, siis 27. august kuni 3. september korvpalli EM alagrupp Riias. See tuleb meeletu spordipidu. Sinna vist enam piletit küll ei saa. On veel võimalik pileteid vast saada, et küll saab löögile ja vara ei ole, alati on ju endale hea mingi milestone nii-öelda seada, et vara ei ole ennast tõesti natuke liigutama hakata. Sügisel on tulemas Tallinna maraton, kus on ka lühemad distantsid, Tartus rattamaraton. Ehk et mina arvan, et otstarbekas on ennast nii-öelda suvel liigutama hakates viia vormi, et juba sügisel ise kuskil osaleda. Nii, Hanno. Ja, et minu viimase lemmikküsimus on, et kui soe on olümpiabasseini vesi, ja vastus on, enamus inimesi arvavad 20 ringis, aga õige vastus on 25–28 ja mida mina olen nüüd suvel näinud niimoodi, et kui rannas läheb vesi 25 peale, siis ma suudan pool tundi ujuda, nii peal ta kukub, eks ole, see minu rannas 22 peale, eks ole, siis ma ujun 20 minutit, et mida ma siis tegelikult öelda tahan, et leidke esiteks ala, millega teile meeldib tegeleda, eks ole, et see on nagu võib-olla kõige olulisem ja aeg-ajalt proovige ka uusi, näiteks mina olen nagu väga kehva ujuja, aga ma avastasin, et kui vesi on soe, miks ma seda lugu räägin, et ma püsin päris hästi pinna peal, et see on päris palju temperatuurist sõltuv, eks ole, mida soojem vesi, seda paremini ma seal pinna peal nagu mingil põhjusel nagu püsin ja siis on täitsa mõnus, eks ole, tujud pool tundi 25 kraadises vees ja väga tore ja mõnus on. No ma tahtsin siia juurde lisada, et üks soovitus on see, et kui sa tahad natuke jahedamas vees ujuda, siis sa pead 10 kilo või rohkem juurde võtma, et siis on natukene polstrit. Selle positiivse sõnumiga on õige lõpetada. Spordiüritustest ma pean ikkagi siia lõppu ütlema, et Eesti jalgpalli rahvuskoondise mängud, MM-i valikturniiri mängud juuni alguses Iisraeli ja Norraga kodus ja septembri alguses samamoodi, et tasub ka kõik vaadata, et ma arvan, et meie koondis on päris heas hoos siiski ja ühendab väga-väga palju inimesi. Ja maikuus ju tuleb ka otsus, kas me saame korvpalli EM-i turniirid Eestisse, Tallinnasse. Ja Elva avavee ujumine juunis, et seal on küll meil temperatuur Verevi järves, ma arvan, et küündib sinna 20 kraadi juurde, aga koos Gregor Sirgiga ma arvan, et oleks päris põnev. Ja Elva mehed, loodan siis, et sügisel rattamaratoni finišis võtate mind siis kringlitükiga vastu. Männi perega vastu. Nii, aitäh kõigile kuulajatele. Stuudios olid täna saates investeerimisidede universum Karl Multer, Are Altra
ja saatejuhid Hanno Lindpere ja Hando Sinisalu täname KPMG-d siis selle saatesarja toetamise eest ja kuulake meid jälle. igati kihvt saates oli. Aitäh. ja tšau.